Austatud volikogu liikmed, head vallavalitsuse esindajad. Meil on saanud 9 ja alustame oma erakorraliselt kokku kutsutud volikogu istungiga. Meil on täna siis nii nagu ka teistel volikogu istungitel volikogu liikmed nii saalis kui ka siis veebi vahendusel. Veebis on hetkel Aira, Anu, Argo, Heiki, Martin, Reili ja Sander volikogu liikmetena. Volikogu päevakord vastavalt meie kodukorrale on volikogu esimees saatnud välja. Päevakorras on üks päevakorrapunkt, mille eelnõu on siis ka juba volikogu liikmete ees. Et kas võime selle päevakorra võtta täna oma töö aluseks? Ettepanekuid ei ole, siis kes on selle poolt, et päevakord kinnitada? Enamus, kes on vastu? Erapooletu? Ei ole. Päevakord on kinnitatud. Vastavalt siis töökorrale, kes soovib sõnavõtuks, siis mida on see aeg? Inge, palun. Tere hommikust kõigile ja tahaksin öelda seda, et minu eelmises ajandisse ulatuva volikogu liikme kogemusest puudus varem kogunemine laupäeva hommikul volikogu istungile. See on meile paljudele ja ilmselt eriti ametnikele ebamugav. Võinuks olla teisiti, kui volikogu istungi kokkukutsumine, mis oli ilmselt volikogu juhtkonnale ebameeldiv, oleks tehtud varem ja sellega ei oleks viinud. Sarnane on olukord selle küsimusega, mida me täna arutame kogumisele. Kui me ei asu probleemi lahendama, vaid loodame, et see probleem ise laheneks, läheb olukord aina hullemaks. On öeldud, et Sadama üürimaja on iseseisev äriühing ja me ei saa tema tegemistesse sekkuda. Me ei saa talle anda laenu, kui tema seda ei jätta. Aga ma juhin tähelepanu, et Sadama üürimaja tulem kajastub Hiiumaa valla tulemis ja Sadama üürimaja poolt võetud laenud kajastuvad meie laenukoormuses ehk Sadama üürimaja rahaline olukord muudab väga selgelt meie valla tulemist ja võimekust laenata ehk võimekust investeerida. Kui me lähiajal Sadama üürimaja probleemidele adekvaatselt ei reageeri, siis jääb sellest tulenev koormus Hiiumaa vallakunda, et võita vallata. Sellepärast soovin tänaseks sooja südant, külma pead ja resoluutselt tegutsemist. Jõudu kõigile. Aitäh. Kas on veel sõnavõtte? Toomas. Aitäh, volikogu juhataja. Ma tuleksin selle juurde ka natuke kaugust aega tagasi. Vabandust, unustasin sisse lülitamata. Ma tuleksin natuke kaugust aega tagasi meenutada oma lapsepõlve 50 aasta tagust aega, kus sai emaga karjavatas käinud ja see aeg oli see aeg, kus tuldi tööl tagasi. Ehk 9:30 on see aeg, kui oli esimene poolpäeva tööd tehtud. Aga mis ma tahan nagu välja tuua on see, et seal oli 4 lüpsigruppi, kõik kliimatoodangud olid hommikul kirjas, õhtul kirjas, kõigile avalikult näha. Seal targutati loomadele söödaratsioonid, asjad, kõik oli täpne detailne, kõik sai näha. Aga täna meil on Sadama üürimaja puhul olukord, kus
kus just meil ärisaladus, eks ole. Aga täna on välja tulnud, et ei ole ärisaladus. Kõik kvartaalsed numbrid on detailselt täpsusega näha riigi dekaalsüsteemis üleval. Et kui see natuke veel vaeva näha, lahutada teisest kvartalist esimene kvartal, siis näeb juba vaatama tõsiaasta otsa, et raha ei olegi olnud. Meil on tegelikult valetanud rahvale ja hiidlastele, et meil puudusid vahendid arvetuskonto, millest üldse ehituse lõpust maksta. Et ma palun ka ikkagi sügavalt mõelda tänastele koalitsiooniliikmetele ja usaldada neid kaasatud Toomast. Aitäh! Aitäh! Sõna saalis ei näe, ja ka veebis ei ole. Saame siis päevakorra esimese punkti juurde, milleks on laenu andmine Sadama üürimaja OÜ-le. Eelnõu on siis esitanud 8 volikogu liiget. Ja annab siis sõna eelnõu vedades. Annan siin sammust ette. Ja alustuseks ütlen, et kahju, et pidite kõik laupäeva hommikul lugupeetud volikogu kolleegid siia kogunema protseduurireeglite tõttu. Aga mõnevõrra ikkagi korrigeerib seda tulekut tänane kaunis hommikuvärskus. Et ma loodan, et siis ka suudame värskelt selle eelnõu osas läbi arutada. Ja veelgi ütlen ära, et kuna neid arutelusid on olnud siiamaani piisavalt palju, siis aeg on muutnud osasid punkte või osasid punkte, mida ma nüüd ette kannan, annab garant selliselt, et me oleme teinud eelnõule ka muudatusettepaneku, mida pärast siis saaks arutada. Aga ma kannan seda lakooniliselt ette. Laenu andmise mõte on lahendada ära olukorras meie enamusosalusega osaühingu likviidsus küsimused. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 2 lõige 1 ja 3 ning paragrahv 3 1, 2, 3 ja 5 ning paragrahv 6 lõige 1, 3 ning paragrahv 22 lõige 1 punkt 8 ning lähtudes revisjoni komisjoni esimehe ettekandest volikogu 21. mai istungil ja Hiiumaa valla 2025. aasta majandusaasta aruandest otsustab esiteks anda laenu Sadama üürimaja osaühingule järgmistel tingimustel. Esiteks, muuta Hiiumaa valla poolt antud toetus summas 175 000 osakapitali sissemakseks. Teiseks, anda laenu summas 1 25 000 eurot. Kolmandaks, laenu intress 6 kuu Euribor pluss 5% marginaal. 1.4 laenuperiood 15 aastat tagasi maksid võrdsetes osades. Nii, teine punkt. Sadama üürimaja osaühing tohib Hiiumaa valla poolt antud vahendeid kasutada ainult
Leedu pangas Mee Kapital 3 UAB-lt võetud laenu ja Market tiimi osaühingule ehituse arvete tasumiseks. Kolmandaks, Viivo Invest osaühingu laen muudetakse omakapitali reserviks ja see on reservina kuni uue partneri leidmiseni. Neljandaks, Viivo vallavalitsusel kutsuda tagasi Sadama Ürimaja osaühingu vallapoolsed nõukogu liikmed ja nimetada nende asemel uued. Viiendaks, alustada läbirääkimisi uue erapartneri kaasamiseks osakapitali 49% sissemakseks vastavalt punktile 1.1 käesoleva eelnõu punktile 1.1 summas 168 137 eurot ja lisaks 1225 eurot, kokku 169 362 eurot, millega partner ostab välja osanik 2 osa 49% summas 1225 eurot ja tasub praeguse partneri poolt Sadama Üürimaja OÜ-le antud laenu. Kuuendaks, tasuda viivisarved ja katta kohustused ehitaja ees vastavalt pooltevahelisele lepingu lõpetamise lepingule ja tellida vaegtööde tegemine. Seitsmendaks, lõpetuseks refinantseerida Mee Kapital 3 UAB-lt võetud laen, kasutades selleks osaliselt ka Eesti tulevat toetust, asetada hüpoteek Hiiumaa valla kasuks. Eelnõu algatajad Ando Silumets, Georg Linkov, Tiit Arjak, Hendrik Norman, Toomas Remmelkorn, Inge Talts, Palle Kõlar ja Urmas Kestla. Eelnõu esitati kuupäeval 8. juuli 2026, mis on täpselt kuu aega tagasi. Nüüd on siin seletuskiri, siis ma kannan selle kätte. Tõdeme, et sellel eelnõul ei ole lisatud mõju eelarvele ja selles osas me tegime eelnõu muudatusettepanekutega parandusega vea, et kui edaspidi me seda arutame, siis meil on seal ka mõju eelarvele esitatud. Seletuskiri. Sadama Üürimaja osaühingu esialgne plaan parandada elamispinna üüriturgu turutõrke piirkonnas, kasutades selleks riigipoolset toetust, vallapoolseid vahendeid ja erainvestori poolset investeeringut. Viiakse ellu osapooli võrdselt koheldes. Eelnõu vastuvõtmisega esiteks toimub projekti omakapitali ja võõrkapitali korrastamine ning võõrkapitali hinna alandamine, mis võimaldab laenu teenindada üüritulu arvelt. Teiseks, lahendatakse praegune juhtimiskriis ning rahaliste vahendite nappus. Kolmandaks, luuakse eeldused ja vahendid vastastikku väärika kokkuleppe sõlmimiseks ehitaja ja arendaja vahel. Neljandaks, parandatakse juhtimise kvaliteeti ja suurendatakse projekti läbipaistvus. Viiendaks, korrastatakse omanike ringi ning tõstetakse ühingu osakapital krediidiasutuste ja teiste partnerite jaoks kindlustunnet tekitavale tasemele, mis võimaldab ka katta tulevikus tekkida võivad erakorralisi kahjumid. Sadama Üürimaja osaühingu nõukogu liikmed ei ole täitnud oma nõukogu liikme ülesandeid vajaliku hooldusega. Ei ole juhtinud ühingu tegevuse küsimustes, mis väljuvad ühingu igapäevastest vahetustegevustest. Osanikulepingu 4.9.1 järgi. Ei ole kinnitanud ettevõtte majandusaasta eelarvet, äriplaani ja strateegiat osanike lepingu 4.9.2 järgi. Ei ole andnud nõuetekohaseid ja õigeaegseid lubasid projekti rahastamislepingute sõlmimiseks osanikulepingu 4.9.5.1 järgi. On andnud tagantjärgi nõusoleku laenu võtmiseks Mee Kapital 3 UAB-lt. On eiranud otsust tuua valla
sissemakse summas 175 000 vallavalitsusse otsustamiseks, kes pidi selle suunama edasi volikogusse. Vastavalt nõukogu protokolli number 1 2025. Sellega on eelnõu ette kantud. Aitäh! Enne kui ma küsin ka majanduskomisjoni esimehe, siis on sõna vallavanem andnud mulle märku, et ta soovib midagi ütelda. Ja aitäh! Pigem küsimus või tähelepanek, et ettekandja märkis muudatusettepanek, mida ka kantseleile ei ole muudatusettepanekuid laekunud. Ehk siis, kui eelnõu algatas 8 liiget, siis kui te teete muudatusettepanek, peate ka need kõigi allkirjadega kantseleile esitama, aga neid ei ole kantseleisse jõudnud. Küsimus võrdle. Millise töökorra punkti järgselt, et muudatusettepanekud peavad olema allkirjastatud 8 inimese poolt, kui minu teada on meie töökorras, et muudatusettepanekuid võib esitada volikogu liige. Küsimus ongi selles, kas liikme selle suure rühma inimeste muudatusettepanekud. Jah, aga tähendab, et praegune töökord lubab, et muudatusettepaneku teeb üks volikogu liige ja sellega ei ole probleemi. Ja aitäh. Mul on selgus, et kas tegemist on ühe inimese muudatusettepanekuga või eelnõu algataja on teinud oma eelnõus parandused sellisele selguse saamise vastu. Küsimus oli ettekandjal, eks ole? Praegu on lihtsalt selline väike selgitus, aga muudatusettepanekuid võib volikogu istungil iga volikogu liige teha. Lihtsalt mina saan istungi juhatajana aru seda, et kui need muudatusettepanekud oleks olnud kogu eelnõu algatajate poolt, oleks sisuliselt esitanud uue eelnõu, mida oleks olnud hääletada ühe korraga. Täna siis on muudatusettepanekud lihtsalt tuleb läbi vaadata ja hääletada. Kas vastates nüüd Ergo küsimusele, tõepoolest saatsin ma kantseleisse ettepaneku ühe allkirjaga, aga meil on eilse kuupäevaga kõik allkirjad siia pandud. 100% 2 tunniga reede õhtul me ikkagi panime allkirjad muudatusettepanekule. Kantseleile edastada on nii korras. Ja minu arvates on mõistlik neid muudatusi käsitleda tervikuna, kuna see mõjutab üsna mitut punkti ja võtab ära mõnegi juriidilise vastuolu esialgse määruse mõne punktiga. Et esitan muudatusettepanekud. Mis tegi? Aga ma arvan, et me läheme edasi ikkagi vastavalt meie siis korrale eelnõu menetlemise osas. Et eelnõu ettekanne on kõlanud ja vaiksed selgitused tähelepanekud samuti on siis muudatusettepanek koos punkti 8 ja allkirjaga istungi juhatajale üle antud hetkeseisuga. Ja siit siis järg on praegu eelarve majanduskomisjoni esimehele, et kas väike kommentaar siis komisjoni poolt palun. Ja tere. Eelarve majanduskomisjon ei ole seda eelnõu arutanud, et koosolekul, mis toimus siin 16. juuli, sai pikalt lahatud Sadama üürimaja olukorda ja hetkeseisu ja seekord ei soovinud siis eelnõu algataja, et seda eelnõud komisjon arutaks, aga olukord on siis selline, kus praegu Sadama üürimajad ei ole nagu vallalt laenu küsinud ja ettevõtte juhtkonna hinnangul puudub selleks ka vajadus. Et Sadama üürimajal on olemas pikaajaline finantseerimise plaan, hoone ehitusega seotud kulud on kavas katta siis EISi toetuse, erasektori panuse ja finantsasutuste pikaajalise laenuga.
ja finantsasutustelt on saadud siduv laenupakkumine ja see sobib ka siis sadama üürimaja finantsprognoosidega. Lõplikult ei ole veel selge, et vaegtööde lõpetamise kulud ja kulud, mis on seotud pikaajalise finantsstruktuuri püstipanekuga. Need kulud veel selguvad, aga vajadusel siis saab ettevõte kasutada käibemaksu ajatamist, kui peaksid olema need kulud suuremad kui selline kate ja sadama üürimaja nõukogu eesmärk on saavutada ettevõtte iseseisev finantsvõimekus ja näeme, et koostöös erasektori partneriga on see võimalik. Seega meie hinnangul täna ettevõtte päästmist ei vaja ja mina ei toeta seda eelnõu just ka sel tõttu, et ettevõte ei ole laenu küsinud vallalt ja vallal ei ole vaja üles võtta riske üürimaja projektis, et vald on oma panuse andnud toetuse näol ja projektiga seotud riske peab kandma erasektori partner, nagu koostööd planeerides sai kokku lepitud. Ja veel, mis on hästi oluline, see, et eelnõu vastuvõtmine oleks poliitilise riski realiseerumine ja sellel oleks väga-väga negatiivne mõju mis tahes koostöö projektide puhul erasektoriga. Isegi siis, kui on vaja näiteks uus partner sellesse projekti, üürimaja projekti saada, siis volikogu selline sekkumine oleks väga halb. Aitäh! Aitäh! Küsimused? Kaasettekande võib-olla teeks ka revisjonikomisjon. Pavel, kas sa oled levis? Olen. Jah, sest revisjonikomisjon ka arutas seda. Komisjon on arutanud seda, siis palun. Ja tere kõigile minu poolt ka. Ma loodan, et mind on kuulda. Ühesõnaga revisjonikomisjon samuti teemat arutas. Kui nüüd olla seisukoha osas täpne, siis revisjonikomisjoni toetus või mittetoetus jaguneb proportsioonis 4:1 ehk siis konsensuslikult ei toetatud, oli vastu Aira Toss. Ja revisjonikomisjoni arutelu oli pikk ja sisukas sellel teemal ja ilmselt kogu eelnõud uuesti lahti rääkida ei ole vaja, võib-olla toon välja ainult paar olulisemat nüanssi, millest me rääkisime. Näiteks kasutan ma võimalust öelda välja selle, et revisjonikomisjon arutas tugevalt osa, kus me leidsime, et enamus meist leidis, et peaks rakendama nii-öelda nimetame sellest topelt autentimiseks või siis täiendavat turvalisust kaasama seoses tulevaste maksetega. Ehk siis meil on täna tegelikult põhikiri ja osanike leping seda nii-öelda määravad ja meil on hetkeseisuga summaks 5000 eurot, millest suuremad tehingud peaksid saama nõukogu heakskiidu. Et sellele pöörasime tähelepanu, et seda peaks tulevikus tegema kindlasti. Ja muus osas ma arvan, et jätkame praegu volikogus arutelu ja menetlemist ja hääletamist. Aitäh! Aitäh! Vist rohkem komisjoni pole seda arutanud. Küsin igaks juhuks. Minu teada olevaks eelnõu. Seega siis küsimuste esitamise aeg. Olge head. Minul on küsimus kaasettekandjale eelarve majanduskomisjoni esimehele Sander Koppile. Paneme täpselt, sa esitasid kolmapäeval revisjonikomisjonile sadama üürimaja OÜ kohustused ja nende katteandmed. Paneme need tahvli peale. Ma võin muidu eksida, täpsustame. Et siis me täpselt teame, millest me räägime. Nii, kohustused on nii, kas on laen Smedbankalt või Smedbankalt?
kuigi ma lihtsalt juhin tähelepanu, et seal on praegu küsimuste aeg. See ongi küsimus, millised on kohustused ja millised on kohustuste katteallikad. Kuna meil on raskem kõiki numbreid meelde jätta, siis on parem, kui me näeme neid lähemalt. Võib-olla, et Sander ei kuule. Ma kuulen küll, aga mis ma tegema peaksin praegu? Ja, et sellepärast, et küsimuse vastus oleks kõikidele arusaadav, selleks paneme need kirja. Ma selleks eraldi ette pannud sõnamuste ajan ka. Ei, see ei ole, see on küsimus, kas olgu istun kohale, aga ma palun seda, millised on sadama üürimaja kohustused ja nende katteallikad tänase seisuga. Aitäh küsimuse eest. Nii, üks hetk, ma katsun nüüd ka ennast, Vastus ka. katsun kohe ka siis reageerida. Võtan ette vastavad numbrid ja kohe räägime. Nii, hetke seisuga on kohustused üürimajal sildfinantseerimise laen 850 000. Tõenäoliselt ei ole kinnitatud, aga käibemaks 388 000. Kohustused on Hiiu Investi ees, laenu intressid summas 205 000. Ja tõenäoline vahetööde lõpetamise maksumus on hetkel 62 000 eurot. Küsin üle. Minul on kirjas komisjoni protokollis 68 000. Kas ma eksisin kirjapanekul, kas 62 või 68? No, ma arvan, see on ebaoluline, isegi 6000 on ta suurem ja väiksem, et praegu hetkel on 62 on minul siin kirjas. Nii ja katteallikad olen mina siia märkinud, on EISi toetus, on ligikaudu 550 000, on pisut suurem. Investeerimislaen summas 700 000 eurot, siis on omakapitali reservimakse 205 000 ja siis võimalik puhver tuleb käibemaksu ajatamisest kuni 50 000. See on hetkel praegu minule teadaolev info. Aitäh. Aitäh. Toomas, palun. Aitäh ja viisistuja. Mul samamoodi küsimus Sander Koprile, aga ma oleks natuke ajast kvartali võrra tagasi. Küsiksin, milline oli maksuvõimekus 31. märts ja millised olid kohustused 31. märts ja millised kohustusi me suutnud peale seda nüüd täita ja miks meil tekkis probleem ehitajaga. Nii, aga mina küll ei oska vastata, mis oli 31. märts, vabandust. Okei, ma võin ka ise selle vastata. Meil oli natuke üle 1000 euro oli pangakontode peal vahendeid ehk katteallikad. Aitäh. Küsimusi? Minul. Ole hea, Palle. Ja ma küsin ka Sandri käest, et miks puudub sellest loetelust maksmine ehitajale summas 288 000 pluss viivised? Nii, see puutub seetõttu, et juhatuse hinnangul sellist kohustust ei ole. Aitäh. Toomas, teie küsimus, palun. Ma küsin uuesti veel Sandri käest, et väidetakse, et kohustus ei ole, samas kui me vaatame RTK-st poole aasta bilanssi rahalist seisu väljavõtet, siis seal on kajastub kohustused, mis oleksid just kohustusi teinud. Aitäh. Mul on raske kommenteerida praegu sinu andmeid, et sorry. Nii, küsimus, Tiim, palun. Küsimus majanduskomisjoni esimehele, et ütlesid oma ettekandes, et komisjon ei arutanud seda eelnõud. Ameti protokolli on saanud, et arutas, ma saan aru, et seisukohti. Aga küsimus on selle kohta, et kui komisjoni esimees
komisjoni seisukohana väljendas seisukohta, et ei tohiks vald võtta siis ettevõtte riske, siis komisjonis oligi sellest juttu, aga seda ei ole nüüd protokolli saanud, et vald on võtnud sisuliselt selle omaosaluse, partneri omaosaluse esitanud laenuna saamise, et mitte omaosalusena, vaid laenuna tehtud kande alusel tegelikult selle lubamisega päris korraliku riski, et kas eelarve majanduskomisjoni esimees peab seda riskiks või ei pea. Aitäh küsimuse eest. Nüüd mul läks vist midagi siin kaduma, nii pikk küsimus oli, aga ma püüan siis nagu tõlgendada, et sa küsid, kas see, et erainvestori partner on andnud ettevõttele laenu, et kas see on risk? Et ülekantavad selle toetuse asemel andnud laenu. Minu arust ei peaks erainvestori partner andma toetust. Ma ei saa nüüd hästi aru, mis selle küsimuse sisu on praegu hetkel. Erainvestori roll oligi finantseerida või leida finantseerimine selle projektile, et mitte toetada projekti. Mina olen nii aru saanud ja valla roll oli selles projektis olla toetaja. Summas 175 000. Panuse asemel on ta esitanud või andnud laenu. Ja see laenu andmine on täiesti kokku lepitud ja see ei ole mingit riske meile vallale kui mitte. Teine küsimus Sander Kotlile kaasettekandjale. Nii, meil on käibemaksuvõlg 388 000. Ilmselt kuni kokkuleppeni me maksame 0,06% viivist päevas ehk natukene üle 21% aastas. Sadama Jürimaja OÜ-s on sees maksuaudit. Kas sa oled selles finantsplaanis ka arvestanud nende kuludega, mis tekivad sellest, et käibemaks ei ole veel ajatatud ja tegelikult on küsimus, kas me saame seda ajada? Millised on hinnanguliselt sinul meelest kulud selleks, et käibemaksu võlg on veel ajatamata ja ei toimu ilmselt enne 20. augustit? Nii, ma pööran tähelepanu, et hetkel ei ole teada ei käibemaksu suurus ega sellega kaasnevad ka võimalik intressikohustus. See kõik on spekulatsioon praegu, kõike võib juhtuda, aga üürimaja juhatuse ja teda esindava siis õigusnõustaja eesmärk on saavutada kokkulepe maksuametiga. Siis me teeme korrigeeriva deklaratsiooniga maksusumma muudatuse. Summas tõesti 380 000 juures täpselt ei tea. Ja viisil, et me ei peaks maksma viivitusintressi. See on meie eesmärk. Et nii on. Aitäh. Andrus, palun. Ja Sander, et 3 päeva tagasi ei olnud veel nõukogul teada. Ehk siis juhatuselt teavitanud, et Sadama Jürimaja on kaasatud kohtu vaidlusesse maksmata arvete tõttu, et kas praeguseks on mingit selgust tekkinud? Ei ole sellist teadet Sadama Jürimaja laekunud võimaliku kohtuasja osas. Kas on veel küsimusi? Kas kõige suure peegist küsida? Lisaküsimus ka.
kui on hästi lühike ja konkreetne. Ma küsin, kuna meil küsin selles mõttes konkreetselt, kuna meil selle Smego pangast saime laenupikenduse, kas see nüüd samadel tingimustel 700 000 või läks meil ikkagi intress suuremast? Aitäh. Küsimus on? Ikka Sander? Ja ma võin vastata, et laen pikendati 3 kuuks. Tingimused olid muutus intressimarginaal 1% võrra suuremaks. Seal oli ka laenulepingu muudatuse tasu, aga kogu kulu selle perioodi kohta oli 3500 eurot. Panen mälu järgi praegu hetkel. Et üsna mõistlike tingimustel pikendati. Muud kõik laenutingimused jäid samaks. Ja ei rakendatud ei viiviseid ega muid sanktsioone. Aitäh küsijatele ja vastajale. Sõnavõtud. Palun. Jah, selle eelnõu muudatusettepaneku üks põhjuseid on ettekandja arvamusel ka toimingupiirangu rikkumine. Ja nimelt eelnõu punkt 4 käsitleb nõukogu tulevikku ja mõlemad isikud, kes meil nõukogus on osalenud siis koosolekute juhtimisel ja otsuste tegemisel, mis puudutavad ka seda punkti. Ja see on üks põhjus, miks võiks arutada asja sisuliselt ja muudatusega me proovime tekitada olukorda, kus siis meie arvates või minu arvates ettekandja arvates toimingupiirangu rikkumine muutub väheoluliseks ja asendatakse siis sisulise lahendusega. Et nii nagu eelnevad ettekandjad või küsimused ka siin on viidanud, et meil on keeruline olukord lühikese aja jooksul tuleb saavutada üsna mitu lahendust. See, et nõukogu liige Sander on väga hästi meid hoidnud kursis nende küsimustega, mis lahendust vajavad ja üks olulisemaid tähtaeg oli 25. juulil, kui saavutati selle olemasoleva laenu, hüpoteeklaenu pikendus 3 kuuks. Siis eelnõu koostajad ja ka muudatusettepaneku koostajad vastavalt nendele muutustele, mis selle lühikese aja jooksul on toimunud, mõtlevad, et see eelnõu muudetud kujul võiks olla tööriist riskide maandamiseks selle sama perioodi jooksul. Ja me ju tunnustame, et me suudame või see Sadama Üürimaa suudab hädavaevu teenindada laenu intress, mis meil praegu on. Täiendavaid vahendeid, likviidseid vahendeid, mis tahes erakorraliseks muutmiseks, mingiteks lisatehinguteks puuduvad. Riskid on üleval. Mulle meeldib see, kui revisjonikomisjoni Sandriga tehtud kihlveo mina kaotan. Mulle meeldib see päriselt. Aga kui ma ei kaota, siis need riskid hakkavadki realiseeruma. Ehk siis praegune eelnõu muudetud kujul, mida me oleme ette kandnud, annaks meile võimalused, mis on volikogu poolt aktsepteeritud või
või siis heaks kiidetud selleks, et võimalikke riske lähiajal tekkivaid riske maandada. Laenu andmine sadama üürimajale ei ole asi omaette. See laenu andmine on üks meetmetest nende riskide maandamiseks. Ja selle sõlme lahti arutamine terviklahenduse ühe hoobiga ei ole võimalik, sest et kõik asjad, mida Sander tegelikult peale see laenu pikendamist on öelnud, on selline usu unistuse maastikud. Midagi kindlat ei ole. Meil ei ole tehtud neid olulisi otsuseid. Ja kui me ise ei otsusta, siis need otsused tehakse meie eest. Et see ongi kogu selle praeguse arutelu tuum. Aitäh. Aitäh. Ja Toomas, küsin Inge käest, kas sa soovid jätkata katkestasin küsimust ajal, seda sõnavõttu ajal edasi ei ole. Nii, ma ei kulutaks oma sõnavõttu selleks, et panna kirja kohustused ja võimalused, mida nõukogu liige välja. Aga ma sõnavõtad soovin pärast. Toomas oli sõnavõttu. Aitäh, mul on meenus praegu see aeg, kui 3 aastat tagasi, kui see projekt alguses sai mängu lõpus, meil volikogu, kus me seda otsustasime, siis mina olin üks vähestest skeptikutest, kes tunnetas juba siis läbi, et see valitud äripartner ei ole selle võimekusega, nagu me loodaksime. Ja täna on selleks tõendus juba ammu pikalt käes, et lihtsalt partner ei ole vahendit suutnud kaasata. Ta on kaasanud küll laenuvahendit, aga rohkem suurt mitte midagi. See viib meid väga keerulisse olukorda, miks me oleme keerulisse olukorda sattunud? Kui eelarve või tänane nõukogu esimees ei tea ära, ei vaata seda jooksvat bilansi sellise värke, ja te arvatavasti teete ka prognoose ja kinnitate seda ette tulevat, eks ole. Täna saame tagantjärgi vaadata kvartaalselt, kuidas on läinud selle täitmine. Et kui meil tekkis juba siin märtsikuu lõpus suur vahendite puudus kontol, ja siis me kirjasime läbi Hiiu lehe, et meil on maksuvõimekus nii, et vähe poleks. Tegelikult me valetasime oma saare elanikele, et oleks siis juba teinud mõistlikud otsuseid, kaasanud 300 000 korraks abiks valla abikäe, ei oleks meil probleeme ehitajaga, oleks ammu juba ei peaks me kasutama nii kallist laenu, aga möödma, et see eelnõus on, ma ei pannud seda tähele, et ka meie laen ei ole odav. See on ka üsna kallis, et ma pigem oleks näinud, et see oleks 5% koos Euriboriga, mitte 5% pluss Euribor. Et siis oleks võimalik seda teenindada. On tänast nende laenuintressidega seda laenu teenida, seda enam, et see maja ei ole täna 100% täis. Talvel arvatavasti veel suuremad probleemid selle maja täitmisega ja meil on vaja kiiresti leida kokkuleppe, kuidas seda asja lahendada, seda enam, et nagu me palju teame seda, et teid on andnud takvatsa kohtusse ja selle tagajärjel võib tekkida olukord, kus meil on ka soodsad laenu võrdlemisi raske kätte saada. Me ei pea siin paluda enam mingi abikätt, vaid see on jutumärkides öeldud. Et pigem see, mida me teinud oleme, see ei ole tegelikult olnud vastutöötamine. Me oleme teinud ausalt, me oleme väga palju numbreid tuletanud täna,
aga kui vaatame täna reaalsete numbritele otsa, siis me oleme päris õigel teel olnud. Aitäh! Aitäh! Kalle, palun! Jaa, nii. Mul on ka lühike sõnavõtt sellel teemal. Ühesõnaga, ma rõhutan kõigile, kes ilmselt seal seina pealt seda eelnõud muudatusettepanekut hetkel ka näevad, et punkt 1, punkt 2 sisaldab endast ka sõna kuni. See kuni on väga oluline sõna seal tegelikult, et see ei kohusta homme kandma üle 400 000 eurot. Küll aga jätab see selleks võimaluse. Ja kordan, kuna see mõte on niivõrd oluline, siis ei jookse mööda külge maha korrata üle see, et siin on olemas meil, eks ole, muudatuse all, kui keegi ei ole jõudnud tutvuda, siis kindlasti nii-öelda muudatus number punkt 4 eelnõu punktis 2 toodud laenatud vahendite kasutamise ajal lisada makset teise kasutaja kinnitus, et palun nii-öelda lugege see läbi, kes seda ei ole veel lugenud ja mõelge korra selle peale. Veel paar kommentaari. Ühesõnaga, me oleme sisuliselt samas olukorras tagasi, kus kogu tuleviku nii-öelda vundament tugineb ja tahab tugineda juhatuse lubadustel. Et ma juhin ka nagu sellele tähelepanu, et juhatus on esitanud oma nägemuse, oma prognoosi ja oma lahendused ja sisuliselt selle peale me nüüd tahame, osad meist tahavad loota. Nii et meenutan ka seda, et eelarve- ja majanduskomisjonis kommunikeeriti selgelt osalejatele, et 31. juuli seisuga oodatakse juhatuselt täiendava rahalise panuse lauda toomist summas 400 000 eurot. On info, mis on, ma arvan, nii mõnelgi seal laua taga, kes saab seda kinnitada. Ja lõpptulemus on see, et pärast seda, kui see 31.7 läks mööda, on juhatus ilmunud läbirääkimiste laua taha jutuga, et ta on nõus ära tegema aasta ja 2 kuud tagasi temale kohustuseks pandud toimingu. Ehk siis laenu muutma osa omakapitali reserviks. Et mõelge korra lihtsalt selle peale, et kuidas tundub, et kas see on hea diil või on see halb diil, kui juhatus ainus asi, mis ta lauda toob, on suusõnaline lubadus teha ära tegemata toiming, mis on tegemata üle aasta aja. See on kõik, millega ta hetkel tuli. See on temapoolne pakkumine sisuliselt olukorra lahenduseks. Ja viimane asi, et juhatuse poolt on esitatud ka siis tulevikuprognoos, juhul kui meil on laen vahetatud odavama laenu vastu, mis tema väitel on meil siis nii-öelda siduv laenupakkumine olemas, aga seda me tegelikkuses täna faktiliselt siin laua taga hetkel ei tea. Ja see prognoos, mis ta esitas, on suuresti üles ehitatud maja täituvusele 100% ja minu hinnangul on see täiesti utoopiline. Seda ei juhtu. Aitäh. Aitäh. On teil sõnavõtusega? Palun minge. Nii, räägin veel ükskord üle oma seisukohad. Ma arvan, et me kõik saame aru, et Sadama üürimaja finantsseis ei ole hea ja iga päevaga, mis me viivitame, läheb see halvemaks. Meie laen erinevalt avalikkusele kommunikeeritud ei olnud samadel tingimustel, vaid laenu intress tõusid 1% võrra ehk on 9% pikkusel. Käibemaksu viivis tiksub meil iga päev ja see olukord vajab lahendust. Ja viimane väljapakutud eelnõu versioon hakkab seda tasapisi lahendama. Kui me saame ära maksta käibemaksu tagasi, sel juhul on võimalik saada kätte EIS-i toetus ja sellega edasi. Kui me kardame, et valla finantsseis halveneb, siis Sadama üürimaja tulem ja laenukoormused kajastuvad valla finantsseisus, aga
kui me hakkame asja lahendama, siis see võiks paraneda. Selleks, et Sada Müürimaja juhatus ei kasutaks meie usaldust kurjasti, oleme me viinud 2 turvalisuse seadet sisse, et oleks 2-kordne autentimine ja omakapitali reservi moodustamine vastavalt eelmisel suvel tehtud otsusele. Nii, vald pigem teenib selle laenu andmiseks väikese intressi, selle asemel, et see intress sõidaks Leetu. Nii et ma arvan, et samm lahenduse leidmiseks tuleb astuda. Aitäh! Palun protokollida minu sõnavõtt. Aitäh! Sõnavõttu soovijaid ma ei näe. Ja, palun. Aitäh, hea eesistuja, head volikogu liikmed. Kuulates neid arutelusid siin, siis teeb kurvaks, et koalitsioon tegelikult ei ole leidnud võimalust neid küsimusi ise esitada, mis näitab seda, et tõenäoliselt on eelnevalt kokku lepitud, et ükskõik kui argumenteeritud see eelnõu või muudatusettepanekud on, et igal juhul ei toeta. Et tegelikkuses opositsioon on teinud viimase kuu aja jooksul väga sisulist tööd, üritanud välja pakkuda neid lahenduse variante just sellest teadmisest tulenevalt, et seesama äriühing on aruandluskohuslane valla ees alates selle aasta 1. jaanuarist. 7 kuud on olnud juba aega, et koalitsioonil läbi nõukogu reageerida ja uuesti leida selline struktuur, millega oleks võimalik seda äri nagu toetada. 3 päeva tagasi 2,5 tundi arutelu revisjonikomisjonis nõukogu liikmega. Me jõudsime ühiselt selle järelduseni, et täna on jätkuvalt väga palju sellist soovmõtlemist ja vastuseta küsimusi. Kõige ilmekam oli see, et on hüpoteetiline laenuvõimalus siis osaühingu liikmel ja selle suurusjärk on 700 000 eurot ja selle 700 000 euroga siis on eesmärk kustutada Leedu panga 850 000 laen. Et selliseid vastuolusid on veel ja neid punkte, mida me soovime, et lähiajal täituksid, tegelikult seda kindlust ei ole, sest juhatuse tänase liikme eelnev toimetamine ei ole selleks mingit usku nagu andnud. Nüüd kõige tugevam argument, mida on olnud lihtne kõigil nagu mõista, on olnud see, et äriühing ise ei ole abi palunud. Et me ei saa neid aidata sellepärast, et nad ise ei ole abi palunud. Aga kui me mõtleme korraks olukorra peale, kus tegemist on uppuva äriühinguga ja see pea on juba vee all, et ta ei saagi enam abi paluda. Et audiitor on meile kinnitanud, et kõik, mida see äriühing teeb, see mõjutab meie valla eelarvet. Ta on meie tütar, see on konsolideerimisgrupi liige ja me peame nende võetud kohustusi täpselt samamoodi hiljem ajas ise katma. Et sellepärast on olnud see sisuline töö. Lühidalt see tehniline juntimine, mis on toimunud kuu aja jooksul, kus ei ole leitud võimalust õigeaegselt istungi kokkukutsumiseks, see ei ole nagu meie tase. Te nägite, et Narva venitas seda 3 kuud. Et tegelikult me ei peaks sellist käekirja üle võtma, et me ei peaks ütlema, et normitehniliselt
volikogu oli kokku kutsutud ajal, mil keegi volikogu liikmetest kutseid ei saanud. Keegi ei kinnitanud, et ta loobus välja käidud kuupäeval kogunemast ja nii edasi, nii edasi. Me oleme läinud nagu lati alt läbi, et tegelikult me võiksime teha palju kvaliteetsemat ja sisulisemat tööd. Aitäh! Kõik soovijad on saanud oma sõna öelda. Nüüd, kuna juba tegelikult siis muudatusettepanekud on üle antud, siis muudatusettepanekuid soovib keegi veel teha. Siis ma küsin meid abistava kantseleilt, et kas te olete jõudnud üle vaadata. Ma näen, et muudetud redaktsioon on juba ka volikogu liikmete ees. Kas see on see sama, mille siis ka juba eelnevalt said volikogu liikmed tutvumiseks, mis täna volikogu istungi juhatajale üle anti? Kas vaid pidine tähendab jaotamist? Kas kontrollimiseks ülevaatamiseks soovite te vaheaega väikest? EKRE fraktsiooni nimel võtan vaheaega. Selge, 10 minutit vaheaega. Jätkame siis 10.06. Saalist ähvasin see asekantsler küsisin käest, siis ta on eelmisel aastal see on siit Moskva-Rahvalt, et siin ei keegi. Kui te olite lihtsalt tükk aega. Ja vastus oli lõpuks see, et on erinevad eelarve. Tegelikult selle ma meelega tõingi selle näite, sest see ongi vastus sellele, et tegelik sisu on lihtsalt ministeeriumi seest kinni panna kuu. Ja see on lihtsalt see tugevik ja need OSKA raportid tegelikult ei kajasta hetke seisu, et on niisugused teadused. Tekst kontrollib, teksti teeb. Korras. Siis saanud panna selle ja proovib väikseks kommentaariks huvitavalt, ma annan talle selle, kas ta kommenteerib selle huvitavalt ära, seda see on siis ütelda. Kas te panite kõik kalvi? Jah,
Paned Talgeri ära, väärne kihti. Selline komisjon. Olen käinud. Mis sellest ka? See on siis ennast. Kes teil opositsiooni toetab? või koalitsiooni me mõlemad arvame, et Juba 20 aasta. Kutsun nüüd alustada, kuna ma ütlesin hullpuulis, siis meil on praegu minu hinnangul lugedes 10 saadikut. Et igaks juhuks ootama 2 minutiks veel, see on täpne, võib-olla keegi arvestab neid. Läheb ka. Nad on pilti, osad ei ole.
Aeg on läbi 10 minutit. Meid abistav kantselei on üle vaadanud, siis volikogu liikmetele eile saadetud täiendavad siis eelnõu muudatud kujul koos muudatusettepanekutega. Ja need on siis meil ka nüüd tahvlil. Sain vallasekretärilt Valmalt kinnituse, et need on ilusti samad, nii et volikogu liikmed on saanud enne nendega tutvuda. Kas on mingi protseduuriline küsimus või? Mul on ettepanek, aga räägi nüüd. Kuidas? Mul on ettepanek, aga räägi, lõpeta ära oma, siis mina teen ettepanek. Et siis eelnõu esitaja poolt esitatud muudatusettepanekud on volikogu liikmed teinud siis tahvlil ja enne kui siis hääletuse juurde asume, soovid viia teha ettepanek. Ja teen ettepaneku saata antud eelnõu teisele lugemisele, sest mõistame seda, et vähem kui 24 tunniga ei ole koalitsiooni ilmselt jõudnud uue eelnõuga piisava põhjalikusega tutvuda. Mõistame seda, tahame teha parimat koostööd ja ettepanek on saata eelnõu teisele lugemisele ja käsitleda edasi 27. augusti. Aitäh! Nagu hea ettepaneku tegija teab, siis need muudatusettepanekud teevad kirjalikult, et kas sa siis vormistad selle muudatusettepaneku kirjalikult, et me saaks. See tähendab, et see ei ole muudatusettepanek, see on ettepanek menetluseks keelne. Jah. See on võimalik kommenteerida vahepeal. Lähme samme avaldada. Ootame selle ära. Enne siis eelnõu lõpphääletust on haldussoovi väikse kommentaari. Aga kui asume siis kõigepealt hääletama mingi ettepanekut ja selle lugemisele siis vaatame. Nii, see õigus on. Teeme siis 5 minutit vaheaega. Päris teist. Anti, on kuulda mind? On küll. Ma vaatasin, ma lihtsalt huvi pärast, üldse mitte pahaga, ma vaatasin osalejaid, osaleb ka tänasel koosolekul keegi Tõnu, kellega on au? Kuidas? Tänasel koosolekul osaleb keegi Tõnu, kellega on au, ma vaatasin osalejate nimekirja. Nagu veebis. Olen sulle teinud.
Vastus sulle, Palle, on, et volikogu istung on avalik ja kui keegi on kellelegi jaganud linki, siis tere tulemast. Tere tulemast, Tõnu. Link oli avalik, vajadusest teada. Aitäh. Teamsi link oli avalik, selles mõttes, et nad ei saa seda avalikust kirjutada. Ja vaheaeg on ka lõppenud. On siis tulnud kirjalik ettepanek. Teen ettepaneku menetleda eelnõud. Laenu andmine 100 Müüri Maja OÜ-le menetleda 2 lugemisel ja menetleda seda ka 27. augusti 2026 volikogu istungil. Ettepaneku tegija Ilja Taits Kärdlas 8. augustil kell 10.09. Enne kui me siis saame minna päevakorras oleva eelnõu lõpphääletuse juurde, peame me siis ja volikogu hääletama seda ettepanekut suunata eelnõu teisele lugemisele. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käega märku anda.
veebis Palle. jah, siis on 7, aitäh. Kes on vastu? Viis saalist. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Kes on erapooletu? Erapooletud ei ole. Seega ettepanek ei leidnud toetust. Läheme siis päevakorras oleva eelnõu lõpphääletuse juurde ja enne seda on hästi lühikeseks kommentaariks veel Andrus palun korraks sõna, et meie volikogu töökord otseselt ette ei näe, aga ma kokku leppisime lühikeseks repliigiks, palun. Eelnõu on koos siis muudatustega plaan kõige värskem infobaasil, millega siia volikokku ette on tulnud. See on 3 päeva vana infobaasil, mingit uut infot me ei tea ja Sander ka ju teatas, et seda ei ole olemas hetkel. Ja selle informatsiooni, mille baasiks on tehtud, edastaski meile 3 päeva tagasi nõukogu liige Sander Kopli ja valitsuse liige Anneli Kollum. See paketi põhimõtteliselt on 3 meedet. Esimene meede on siis väikse ja lühiajalise laenu andmine selleks, et vajadusel suuta siis reageerida lähitulevikus tekkida võivatele riskidele. Teiseks siis see, et meil oleks kindlam kontrollimehhanism nende rahades õige kasutamise osas, kus siis oleks kahe inimesega autentimine, lisaks siis juhatuse liikmele oli meie ettepanek, et kinnitaks ka ülekanded, selle laenuperioodi ajal toimuvad ülekanded meie valitsuse liige Tiit Reha. Ja 3, mis on oluline meede, on siis see, et teatavasti meil on puudujääk plaanitud uue laenu võtmisel 150 000, et kindlasti oleks mõistlik, hädavajalik terviklahendus laenu refinantseerimiseks, kuna uus laenuandja ei pruugi laenu anda, kui ei ole hüpoteek vabastatud esimesest järjekorras. Ehk siis selleks võib minna vaja 150 000 eurot. Ja minu arvates on vajalik selle uue laenu osas võtta ka volikogult kooskõlastus. Ja muidugi võib tekkida vajadus tagurdada välja võimalikult kohtukaasusest, mis võib meie valla osalusega ettevõtte viia maksejäreleregistrisse ja sellega võib ka tekkida probleeme uue laenu võtmisega. Ja mõte oli siis ka selles, et oleks vahendite kasutamise järjekord paigas, et selle kuumakartuli nagu käes hoidmisega see Maksu- ja Tolliameti poolt võimaliku tagasinõude lahendamiseks, mis oleks niikuinii vaja lahendada võimalikult kiiresti, siis see vabastaks või võimaldaks ka meile EIS-i vahendite
kasutusele võtta, mis tähendab seda, et see laen suhteliselt kiiresti tullakse tagasi. Ja teisalt eelnõust ja siis järgnevad otsused tehakse siis vastavalt vajadusele. Aga te saate lugeda ka eelnõust nii-öelda mõju meie eelarvele ja täiendavad seletuskirja, et see kõik seal kirjas. Aitäh! Aitäh repliigi eest. Panen eelnõu laenu andmine 100 müürimajale hääletusele. On nimelist hääletust. Koos siis nende muudatusettepanekutega, mis on sisse viidud, need on reeglid tahvlid ja volikogu liige nimelist hääletust, siis ta peab saama. Ja volikogu, kes on selle muudatustega sisse viidud eelnõu poolt, palun käega märku anda. Poolt on Georg, Andrus, Tiit, Toomas, Inge, Urmas ja Kalle. 7. Kes on vastu? Jaana, Anti, Tõnis, Liina, Maiu, Argo, Uuli, Sander, Reili, Aira, Eiki, Martin, Üllar ja Anu. Kokku vastu hääli 14. Erapooletuid ei ole. Seega poolt hääli 7, vastu hääli 14. Antud eelnõu ei leidnud toetust. Ja volikogu liikmed, täna on erakorraliselt kutsutud volikogu istung on lõppenud. Soovin kõigile laupäeva jätku ja juba kõige varsti alustab volikogu. Aitäh!